Tere, armas inimene, kallis inimene. Minu nimi on Liina Remmel ja ma olen meedium, sensitiiv, kanaldaja. Tegelen aura transformatsiooniga ja Access Consciousnessi Access Partiga, mis on stressiravi, avatab teadlikkust. Ja mõtlesin, et hakkaksin üles filmima selliseid huvitavamaid lugusid, minu jaoks vähemalt huvitavamaid lugusid enda praktikast. Ja kui ma kellestki räägin, siis loomulikult niimoodi, et sellest inimesed ei ole aru saada, kes see on. Et ma ei ütle, kas see on mees või naine, noor või vana, kas ta on Eestist või välismaalt. Lihtsalt põhimõtteliselt, et siis see info edasi anda, aga mitte, et oleks äratuntav. Seda kindlasti ei tohi. Ja oli siis selline lugu, et tuli minu juurde üks ütlemata oli naine ja rääkis, et tema päris kindlalt teab, et kui tema hakkas suitsetama, siis see ei olnud tema, kes valis suitsetamise kasuks. Ja huvitav oli see, et hakkasime vaatama ja tuligi välja, et ei olnud jah, et seal oli hoopis teine hing, kes valis tema eest suitsetamise. Ja see on väga traagiline, kui niimoodi juhtub. Ja kui palju näiteks teil võib olla niimoodi, et olete valinud alkoholi, suitsetamise või mõne muu halva asja ja tegelikult teie ei olegi seda valinud. Näiteks mõtlete ise ka, et kuidas ma sain nii loll olla, et no kuidas ma sain suitsetama hakata. Ja pärast tuleb välja, et see ei olnudki teie, kes hakkas suitsetama, et teie hing oli tagaplaanil ja eespool oli hoopis mõni teine hing, keegi teine, kes selle valis. Niimoodi juhtub väga tihti, et meil on hingesid sees, võõraid hingesid. Siis kui meil on depressioon, stress, võib-olla endas kindlad ja siis meie asemele lähevad teised hinged, kes siis on natuke enesekindlamad, kuraažikamad ja niimoodi juhtubki. Vot siis seekord selline lugu, et inimene valis suitsetamise, aga tegelikult tema seda ei valinudki ja suitsetus palju aastaid. See ongi kõige traagilisem, et ta suitsetus palju aastaid. See otsus ei olnud üldse tema oma. Ja kui te minu seansile tulete, siis ma alati vaatan üle, kas seal on võõrad hingesid sees ja kui on, siis saab neid edasi saata. See on väga vajalik ja kasulik, sellepärast et meil kipub neid sisse tulema, nii kui me endast kahtleme või on meil mingi trauma või šokk või stress või depressioon, üleelamised. Seekord siis selline lugu, aitäh teile, olge mõnusad, tšau!